No tere, siin Lauri üks partner kinnisvarast ja täna oleme omadega jõudnud siis Sauele, kuhu kohe-kohe on müüki tulemas üks väga huvitav maja. Lähme vaatame siis ligemalt, et miks ma selle video teen, on sellepärast, et see video läheb alguses meil Facebooki ja kõik, kes seda videot näevad, siis teil on nii-öelda esimene info käes ja saate minuga kontakti võtta enne, kui see kuulutus läheb üldsegi nagu ülesse. Et vaatame, millega tegu on. Me oleme siis Tupik tänaval, aadressiks on meil Tammepargi 7 ja mis me siis minust ikka filmime, vaatame, millega tegu on. Proovime selle kaamera teistpidi saada. Tegu on siis meil eramuga kivimaja Tupik tänaval Saue linnas. Sealt paistab siis meil suurem tee ja seal osas on siis meil Pekkmets. Asukohast väga hea, selles mõttes, et krundi ruutmeetreid on meil 1450 peaks olema. Maja on siis väljas kroobitud ja kandvad konstruktsioonid on meil kivi. Pidi olema kuskil 60 cm lai, et praegu ma esimest korda näen ka seda maja, nii et võib-olla andke andeks, kui ma mingi faktiga eksin. Kanalisatsiooni liitumine on samas olemas, kanalisatsioon on tsentraalne, aga vett sees ei ole, nii seda tooks teha veel. Aga maja on üldiselt siukene ikka pigem kapitaalremonti vajab, et elatud pole siin kaua, aga vaatame sisse, mis siin toimub siis. Et kui ma siia sisse vaatasin, ennem oli, no ütleme, asju on palju või väga palju, 2 varianti. Teeme ukse lahti ja vaatame, mis siin toimuma hakkab. No nii, et ütleme, maja on siukene tugev projektikas, esimene korrus ei ole nii heas korras. Siin me näeme, et on natuke meil on puitpõrandad. Põrandad ja laed on meil siis puidust, siseseinad on ka meil puidust, aga välisvooder on siis kivist, nagu ma ütlesin, 60 cm kuskil. Ja vundament on ka korralikult siis tehtud. Teeme väikse ringkäigu, siin oli meil kunagi köök. Nagu ma ütlen, asju on palju. Et vaatame ringi, mis siin siis toimub. Siin on meil esimene tuba, mis on läbikäidav. Ta käib nagu ringi ratas siin selles mõttes. Et ma ei tea, kui hästi me siin selle pildi ette saame, aga parem see kui mitte midagi. Ja siin majas nagu leidub veel tõeliselt pärleid selles mõttes, et jalgrattad, ükskõik mis asjad, et hästi-hästi kihvt. Sealt pääseb siis nagu esimene tuba, või esimene korrus tähendab, siin ongi võimalik nagu vist ringratas käia, et nii ta on, et ma ei tea, kui palju seda aru saab, aga on nagu on. Esimesel korrusel on meil siis praegu hetkel on meil köök ja 2 läbikäidavat tuba peaks olema. Ja siis 1 tuba, mis on täiesti eraldi siin. Et siin on näha, et mis põranda seisukord on, et tõenäoliselt siin osa põrandada vaja kindlasti ära vahetada. Et noh, maja pole köötud ka ju ammu. Aga positiivne on see, et see on nagu kivimaja. Et see annab metsiku eelise. Kui see poleks kivimaja, siis ma soovitaksin ta kindlasti maha lükata. Ja pluss krunt ka, et noh, krundi suuruseks peaaegu 1500, et siin nagu midagi on. Siukene kuiv käimla. Noh, ilmselgelt, kes selle maja ostab, et ega ta siia midagi suurt alles ei jäta, aga siin on võimalik luua väga-väga kihvt asi. Teine korrus on siis oluliselt paremas seisukorras. Siin tunduvad põrandad olevad täiesti normaalsed. Mitte mingit vaevumist ega suuri puudujääke siin ma ei näinud. Pluss on ka siis laed päris kõrged selle aja maja kohta. Teisel korrusel on meil siis siukene suur trepiail, kus ma just tulin ülesse. Siin on meil siis 1 tuba, mis on praegu läbikäidav. Ning teine tuba. Nagu ma ütlesin, asju on metsikult palju. Aga on, mis ta on, et ongi praegu siukene eksprompt video meil. Vaatame siis edasi. 2 tuba ja kokku on meil 4 tuba üleval. Ja all oli siis meil 3 tuba, ehk siis 7 tuba on praegu meil. Kui ma nüüd ei eksi. Vaade avaneb siis
sisehoovi. Maja on nagu hoovi suhtes suhteliselt eespool. Et see aed on pitikult suur taga, et ise ma ütlesin selle kohta väike jalgpallilats. Pärast teeme video, teeme siis sellest aiast ka. Milline ta hakkab välja nägema. Või milline ta välja näeb. Et kui ma siia tulin, nagu, ma olin nagu natuke isegi nagu excited või elevil, et siin nagu nii palju lahedaid asju sees, et see on nagu mingi vanakraami ladu põhimõtteliselt. Et siit näeb võib-olla aeda natuke paremini. Naabrid on meil ümber ringi. Ja tegelikult see tuba, kus me ennem olime, see on ka läbi käidav. Aga tasub meeles pidada seda, et nagu seda planeeringut on võimalik igas mõttes siin muuta. Ja küttesüsteemid on ka meil vanad ahjud, et need on nagu on, eks. Vot. Ja lähme siis alla. Hetkel kõik praegu kindlasti mõtlevad, et palju see maja võiks maksta. Me hetkel ei ole nagu hinnastamist veel teinud, et praegu ta lihtsalt tuleb teile siin selle jaoks pilti, et sihukest asja on võimalik varsti osta, et kellel huvi on, saate kindlasti ühendust võtta, vaatame ka aeda. Maja väljast poolt. Aed läheb meil siin itse lõppu välja. Siit on ka maja siit väljaspoolt. Niisugused on profitud. Ja aias on, ma ütlen, väike betoonika aed, et puid on väga palju igatahes. Ja ma kõnnin siia aia lõppu, et te saaksite aru, kui suur see aed reaalselt nagu on. Samuti on olemas ka siin siis abijoone. Ma ei taha praegu seda filmida, seal omanik on sees, just tuli välja, et saame ka seda filmida. Abijoone, kus on garaaž ning saun. Need loomulikult on mõlemad sihukest ka remonti vajavad. Et ma ei tea, kas te saite seda aia osast aru, et kui suur ta reaalselt nagu on. Lähen siia lõppu välja. Maja paistab nüüd sealt siis. Et jah, sihukene päris kihvt projektikas mõnel inimesel, kes tahab kujundada sihukest kodu, nagu talle täpselt endale võiks meeldida. Eks loomulikult tuleb ka aru saada sellest, et raha siia hakkab kuluma ja päris tasuta seda korda ei saa, aga eks inimestel erinevad soovid ja erinevad mõtted. Vaatame ka seda sauna korraks siis. Siin keegi ei ole. Sihuke abiruum. Näink see leidiruum on siin. Aga mis siin ikka pikalt, et paneme selle video kinni ja oleme siin juba 7 minutit filminud, et kui teil huvi on selle maja vastu, siis olge hea, võtke esimesel võimalusel ühendust minuga, sest see maja läheb avalikku müüki nädala aja pärast ja praegu te olite siis esimesed inimesed, kes seda nägid. Nii, aitäh vaatamast!